mis on CLT maja eelised, kui võrrelda soojuse ja heliisolatsiooni näitajaid palk ja puitserestik majadega. Et ma võib-olla natukene ise alustaksin jälle seda teemat, nagu mis me siin eelnevalt oli. Jah, et konkreetne maja, mida me vaatlesime, et veel kordan, et konkreetne maja, tema ruutmeetreid oli vist 167 ja sellele majale siis kulus ühe aasta jooksul 11 200 kilovatt-tundi elektrienergiat. Majal puudub või majal ei ole päikesepaneele, kuid on, eks ju, maakütte soojuspump, et see siis iseloomustab selle maja tegelikult väga head energia püsivuse taset. Mis nüüd selle CLT maja nagu sellise soojuse pidavuse eelist veel nagu iseloomustab, et näiteks konkreetse maja selline alarõhutest oli ka suurusjärgus 0,60 midagi, et 65 vist ka. Et ehk see CLT paneel on, tal on liiteid vähem. Meie kasutame sellist CLT paneeli, millel kõik, ütleme siis, liimitud lamelli küljed on omavahel kokku liimitud, et see paneel ise on väga tuulepüsiv. Õhutihe. Et aga seal oli küsimus vist täpsemalt U-arvude kohta või? Tal ei olnud otseselt U-arvude kohta, aga soojuse ja heliisolatsiooni näitajad võrreldes palk ja puitserestik majadega. On selge, et palk puhtalt numbriliselt ilma soojustamata palkkonstruktsioon on nii-öelda numbriliselt kehvema soojusjuhtivuse näitajaga. Et mida rohkem sa sellest Eesti kliimasse vajalikku võib-olla seda soojustust sinna peale paned, et seda paremaks see näitaja ka läheb. Et oleneb ju kõik, milline karkassmaja täpselt on, et selle CLT-l ja palkmajal on natukene võib-olla see siseõhkkonna eelis oluliselt suurem selle karkassmajal, kus enamasti on seespool sul lihtsalt kipsplaat ja see soojustus seal torkassi. Aga jah, selles mõttes võib-olla see seinte osakaal loomulikult maja soojakadudest on oluline, aga alati peaks vaatama ikkagi terviklikult kogu selle konstruktsiooni. Katuslagi, põrand, avatäited, et kõik see tervikuna moodustab kokkuvõttes meil ikkagi sellise soojapidavuse. Kompleteerimiskvaliteet. Ja sellest me tegelikult ka oma majade projekteerimisel ju lähtume, et lõpuks summa summarum on see siis CLT maja või on see ka liimpalkmaja. Mõlemad nad peavad vastama teatud kriteeriumitele, et üldse ehitusluba ja energiaklass saada. Ja seda need mõlemad majad ka tegelikult siis on, et endiselt, nagu ma alguseski mainisin, suurem osa maju meil on täna ka liimpalgist ja just elamud ja väga mitmed nendest on ka täna täiesti A-klassi majad, eks ole. Ma nii palju selle teema kohta või helikindluse teema kohta ütlen, et üldjoontes on niimoodi, et heli pareerivad hästi rasked materjalid, heli summutavad pehmed materjalid, et kui me tahame saada helipidavat maja, siis maja sein peab olema või võiks olla pigem rasketest materjalist, et selles suhtes nii palk kui CLT võrreldes tavalise karkass seinaelemendiga on ta kindlasti oma erikaalult oluliselt raskem. Küll aga mitte tehes liiga ka, ütleme, karkassmajadele, et karkassmaja saada helipidavaks, et siis tuleb sellesse eriliselt ka suhtuda, et seal on vaja topeltkarkasse teha, kasutada vibratsioonikihte ja nii edasi, et aga jah, meie majad kliendid on happy'd, et keegi... Ma ütleks, et võib-olla need heliküsimused enamasti ei ole nagu sellest helist, mis sul väljastpoolt sisse tuleb, et võib nagu pigem mõelda maja siseselt, et kas on vajadus mingid ruumid näiteks suurema helikindlusega, et leida siis need lahendused vaheseintele ja ka olulise elemendina vaheustele. Et kui sa tahaksidki, et sul on võib-olla on vaiksem mõnes magamistoas, kui on väga aktiivne tegevus elutoas. Et eramute puhul nagu pigem on nagu see ruumide vaheline heli liikumine, kuivõrd see, mis väljast sisse tuleb.
et kui Kuldar siin rääkis sellest, et tuleb vaadata maja ühtse tervikuna, et mis on nagu võib-olla tihti ka suurem küsimus ongi aknad. Et kui me räägime majadest, kus aknapinnad ja klaaspinnad lähevad järjest suuremaks, siis on oluline tähelepanu ka pöörata sellele, millised on selle akna tehnilised näitajad, et ta oleks samamoodi soojapidav ja helipidav. Aga jah, helipidavus ma ütleksin ka, et tegelikult seda tuleb iga projekti puhul sõltumata konstruktsioonist, sõltumata mis tüüpi majas on, et seda tuleks tegelikult projekteerimisel eraldi siis käsitleda ja sellesse eraldi nii-öelda sisse vaadata sellesse, kuidas seda paremini teha tavapärasest. Ma arvan, et seal on ka küsimus ikkagi asukohas. Et kui sa metsa sees oled, et on üks situatsioon suure maantee ääres, on see teine, et seal on kindlasti ka need nõuded ja vajadused erinevad. Seda kindlasti, aga ka hoonesiseselt võib-olla, kui vaadata, võib-olla tehnoruumid võiks võimaluse planeerida kuidagi magamisruumidest näiteks eraldi või kaugemasse nurka, sest teatud mürafoon seal siiski tekib, et see on küll võib-olla selline külmkapi tugevusega hääl, mis see õhksoojuspump ka tegelikult tekitab, aga jällegi, et kui võimalik, siis võiks seda tehnoruumi sättida kuskile sinna kanti, kus ta jääb magamisruumidest näiteks natukene eemale.